Head kuulajad ja vaatajad. 2 nädalat tagasi Davosis toimunud Maailma Majandusfoorumi kogunemisel allkirjastas USA president Donald Trump rahunõukogu ehk Board of Peace'i asutamisdokumendi. Kui varem paistis, et kinnisvaraärimees Trump kujundab Iisraeli massiivsetes rünnakutes hävitatud Gaza ülesehitamisest lihtsalt tema enda ja valitud seltskonna eraäri, siis nüüdseks näib, et tema püüdlused võivad olla oluliselt avaramad. Sest nagu ütles Trump ise, on eduka Gaza rahu järgselt võimalik pilootprojekti laiendada ka muudele asjadele. Täpsemalt teha, tsiteerin, peaaegu kõike, mida tahetakse. We're going to be very successful in Gaza. It's going to be a great thing to watch, and we can do other things. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do. Niinimetatud rahunõukogu pilootprojektiks oleva ja Davosis esitletud Gaza rahuplaani kohta võib öelda täiesti otse, et tegu on absurdse ning sellisena mõtlemisvõimeliste inimeste intellekti ja ausate inimeste südametunnistust solvava ettevõtmisega, mis kujutab endast lihtsalt Iisraeli okupatsiooni ja kolonialistlike ambitsioonide jätku. Ainuüksi asjaolu, et rahuplaani ellu viivasse rahunõukogusse on teiste hulgas nimetatud Tony Blair ja Benjamin Netanyahu, on selle ilmekaks kinnituseks. Mitte ükski väline jõud pole teatavasti teinud Lähis-Ida hiigelprobleemide põhjustamiseks rohkem kui Iisraeli riigi rajamiseni Palestiinas koloniaalvõimu teostanud britid. Netanyahu on aga viimastel aastatel Gaza sektoris 10 000 tsiviilisikuid tapnud brutaalse okupatsioonivõimu juht. Kui Gaza niinimetatud rahuplaani eeskõnelejaks tehtud Trumpi juudist tütremees Jared Kushner esitles Davosis suurejoonelist 10 miljarditesse ulatuva mahuga luksusliku kinnisvaraprojekti, ei küsinud saalist keegi, mis õigus sellele maale omatakse ja millise mandaadiga üleüldse maad hõivatakse. Vastus on muidugi teada. Tegutsetakse lihtsalt tugevama õigusega, nagu kolonialistid on seda alati teinud. Meedia vahendusel saame lugeda, et Vahemere ääres asuva Gaza sektori rannaäärne ala on kogu pikkuses planeeritud turismi ärialaks, mida ilmestab 180 kõrghoonet. Dubaid meenutav linnak võtab enda alla märkimisväärse osa kogu 365 ruutkilomeetrise pindalaga sektorist. Seda ei ehitata aga sealsetele palestiinlastele, kellest enamik külmetab praegu telklaagrites ja purustatud majade varemetes, vaid jõukatele investoritele ja turistidele. Kogu ülejäänud ala ei ole samuti kavandatud palestiinlaste eluhooneteks, vaid neile on jäetud üksteisest eraldi asetsevad linnakud ja laagrialad, mida ühendavad mõned maanteed. Need Lasnamäed meenutavad elurajoonid on kavandatud nii, et ükski neist ei puutu kokku Vahemerega, 51 kilomeetri pikkuse Iisraeli ega 11 kilomeetri pikkuse Egiptuse piiriga. Kuidas peaksid palestiinlased uueks Gazaks nimetatavale alale ära mahtuma, see jääb täiesti selgusetuks. Enne sõda elas Gazas umbes 2,2 miljonit inimest, seejuures öeldi ÜRO 2024. aasta aruandes, et 87% Gazast oli enne linnapiirkond ja peaaegu kogu ülejäänud alal olid pagulaslaagrid. Sedasi nimetati Gazat varem täielikult linnastunuks. Kushneri esitletud kavandis on aga enamik 365 kilomeetrist turismipiirkond, pargid, tööstus- ja põllumajandusala. Ehk võrreldes varasema asustusega on palestiinlaste elamutele jäetud väga vähe ruumi. Praktikas tähendab see, et enamik neist ei saa uue plaani teostamise korral enam oma kodumaal elada ja nad tuleb ümber asustada Jordaaniasse, Egiptusesse, Somaalimaale või mujale. Ehk jutt käib väga selgelt etnilise puhastamise plaanist. Palestiinlastel pole seejuures Gaza ülesehitusplaanide koostamisega olnud mingit pistmist. Vastupidi, Kushneri sõnul mängis kavandamises põhirolli hoopis Küprosel elav Iisraeli miljardär ja kinnisvarainvestor Yakir Gabay. Siinkohal tasuks aga peatuda ja küsida, kas tsiviliseeritud maailmas ei peaks asjad käima nii, et enne hiiglasliku kinnisvaraprojekti algatamist tuleks eelnevalt seaduslikult omandada selleks tarvilik maa. Või on endiselt nii, et sedasi peab toimetama vaid endasugustega. Pärismaalastel pole aga mingeid õigusi, millega tuleks arvestada, sest nad polegi ju päris inimesed. Nagu indiaanlased, kellelt jõuga ära võetud maale rajati Ameerika Ühendriigid. Tegelik Palestiina rahuplaan, mis järgiks rahvusvahelist õigust, peaks olema lihtne ja selge.
Iisraeli suhtes kehtestatakse laussanktsioonid kuni 1948. aasta või vähemalt 1967. aasta järgselt okupeeritud alad on vabastatud ning kuni palestiinlastele tagatakse lõpuks võimalus rajada neile aladele oma riik. Ebaseaduslikud juudi asundused kas antakse üle või lammutatakse. Aga rääkida selle asemel rahuplaanist, mis näeb ette põhimõtteliselt kogu palestiinlastele veel alles jäänud maa neilt äravõtmist, põliselanike küüditamist ja omastatud maa oma luksuskinnisvara projektiks kasutamist, ilma et palestiinlastel endil oleks üldse mingit kaasarääkimise õigust. See ongi sõna kõige otsesemas mõttes absurdne. Sest reaalselt on tegu kolonialistliku vägivalla peitmisega rahuretoorika rüüsse. Paraku tundub aga, et viimastel aastatel toimunud ja minimaalselt enam kui 70 000 tsiviilisikust ohvriga Gaza maatasa pommitamine on teadlikult just sellist rahuplaani ette valmistanud. Kuna seal enam mingit tsiviliseeritud infrastruktuuri nii ehk naa ei eksisteeri, siis nüüd ongi hea tulla peale juttudega tühermaa ülesehitamisest. Muidugi jäetakse seda tehes mainimata, et üles ehitatud maa ei kuulu enam selle põliselanikele, vaid pikemas perspektiivis liidestatakse see Iisraeli koosseisu, nagu Lääne-Kallaski. Greater Israel in the making, nagu öeldakse. Aga vaatame nüüd niinimetatud rahunõukogu rajamise tähendust laiemas kontekstis. Täna teadaoleva põhjal võib öelda, et see ettevõtmine pehmelt öeldes devalveerib kõiki siiraid rahupüüdlusi ja ühtlasi alandab see iga sellele legitiimsust lisavat riiki. Aga lisaks võib algatuses näha ka Trooja hobust ÜRO lammutamiseks. Pärast seda, kui ÜRO suurimaks doonoriks olev USA keeldus panustamast organisatsiooni korralistesse ja rahuvalveoperatsioonide eelarvetesse ning ühtlasi lahkus 31 ÜRO-ga seotud rahvusvahelisest organisatsioonist, oli ÜRO peasekretär Antonio Guterres sunnitud tunnistama võimalikku finantskriisi. Kokku endis Trump korralduse lahkuda tervelt 66 organisatsioonist, kuna need, tsiteerin, ei teeni enam Ameerika huve. Eelmise aasta detsembris lubas USA seejuures eraldada ÜRO humanitaarprogrammidele $2 miljardit, hoiatades, et organisatsioon peab kas kohanema või surema. Nimetatud summa on seejuures pisku võrreldes 17 miljardiga, mille USA kulutas samal eesmärgil veel 2022. aastal. On tähelepanuväärne, et samal ajal on ka mitmed rahunõukogus osalemisest loobunud riigid, näiteks Ühendkuningriik ja Saksamaa, teatanud rahalise panustamise olulisest vähendamisest. Ning ehkki Trump on öelnud, et rahunõukogu edasine tegevus toimub koostöös ÜRO-ga, ei välistanud ta ÜRO rolli ülevõtmist. Do you want your board of peace to replace the UN? Well, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential. But it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. I never went to them. I never even thought to go to them. Ainuüksi see avaldus peaks panema iga suveräänse riigi valitsuses ja ühiskondades laiemalt häirekellad helisema. Liituda pärast seda rahunõukoguga tähendaks teadlikku otsust allutada oma riik hämarale, et mitte öelda täiesti läbipaistmatule globaalsele võimule. Kui väliselt ehk püütaksegi end pakendada ÜRO laadselt, siis tegelikkuses ei ole rahunõukogu ega selle allasutused esinduslikud ega vastutavad. Ja selle esimehe võim on sisuliselt piiramatu. Organisatsiooni põhikirjas on küll öeldud, et nõukogu otsused tehakse kohal viibivate hääletavate liikmesriikide häälte enamusega, aga esimehe heakskiidul. Ehk määrav on esimehe, mitte liikmete otsus. Või nagu juba öeldakse, maailm võib ju hääletada, aga Trump otsustab. Ilmselgelt ei ole ka ÜRO kaugeltki täiuslik struktuur. Vastupidi, seda iseloomustab terve rida põhimõttelisi ja praktilisi puuduseid. Aga just samuti pole kahtlust, et selle asemele kavandatava struktuuri põhimõttelised puudused on suurusjärkude võrra tõsisemad. Juba põgus pilguheit niinimetatud rahunõukogu põhikirjale kinnitab, et tegu on sisuliselt Trumpi globaalset ülemvõimu taotleva privaatorganisatsiooniga, kus ta säilitab täieliku kontrolliga pärast USA presidendiks olemise volituste lõppemist. Kuigi Trump kehastab niinimetatud rahunõukogus seadusandlikku ja ülimat võimu, on tal muidugi vaja ka asemikke käsilasi, kes nii-öelda jooksva mustema töö ära teeksid. Nendeks on esimehe suveräänsel otsusel määratud organisatsiooni juhatusse USA riigisekretär Marco Rubio, kinnisvaraärimees ning eriesindaja Venemaal ja Lähis-Idas Steve Witkoff,
Trumpi väimes Jared Kushner, riikliku julgeolekunõuniku Stephen Milleri asetäitja Robert Gabriel, investeerimisärimees Mark Rowan, Maailmapanga grupi esimees Ajay Banga ning endine Briti peaminister Tony Blair. Strateegilisteks nõustajateks on Josh Gruenbaum ja rabi Arieh Lightstone. Asjaolu, et 9 nimetatust 5 on juudid, aga kõik 9 on järele katsutud kirglikud sionistid, ei ole muidugi kokkusattumuslik. Aga kui keegi peaks siin nägema osa juutide maailmavalitsemise plaani teostamisest, siis kindlasti tembeldatakse ta pikema jututa antisemiidist vandenõuteoreetikuks või veelgi otsemini juudivihkajaks. Ometi ei saa eitada, et jutt käib globaalse võimuhaardega organisatsiooni rajamisest, mis olulises osas asendaks ÜRO-d, milles oleks kontroll selgelt sionistlike juutide käes ning mis kohe oma pilootprojektina asub teostama Iisraeli kolonialistlikke huve. Siinkohal ongi paslik vaadata lähemalt, milline oleks niinimetatud rahunõukogu missioon. Organisatsiooni põhikirja kohaselt on rahunõukogu, mille ametlikuks aadressiks on määratud Donald Trumpi nimelise Rahuinstituudi peakorter Washingtonis, tsiteerin, rahvusvaheline organisatsioon, mis püüab edendada stabiilsust, taastada usaldusväärset ja seaduslikku valitsemist ning tagada püsivat rahu konfliktidest mõjutatud või ohustatud piirkondades. See on sisuliselt ÜRO mandaat. Rõhutab ju ka 1945. aastal New Yorgis asutatud ÜRO põhikiri eestkätt asutajate tahet luua rahvusvahelisele õigusele toetuv rahvusvahelise rahu tagamise süsteem. Tänaseks 93 riiki ühendava ÜRO põhikirja preambuli kohaselt on ühinenud rahvad muuhulgas otsustanud, tsiteerin, luua tingimused, milles võivad püsida õiglus ning lugupidamine lepinguist ja muudest rahvusvahelise õiguse allikaist tulenevate kohustuste vastu. Just siit koorubki õigusriigi põhimõte ehk palju räägitud rule of law rahvusvahelisel tasandil. Heites tagasivaate kaugemasse ajalukku, näib Trumpi rahunõukogu algatus mitmes mõttes pahaendeline. Ka ÜRO asutati asendamaks Esimese maailmasõja järel loodud rahvaste liitu. Viimast kritiseeriti teravalt, kuna see ei suutnud täita talle pandud lootusi rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamisel ega kaasata edukalt kõiki rahvusvahelisi suurvõime. Seejuures on mõtlema panev, et esmane nägemus sõjajärgsest uuest rahvusvahelisest julgeolekusüsteemist ning selle aluseks olevatest põhimõtetest avaldati USA ja Suurbritannia koostatud Atlandi hartas juba 1941. aasta augustis. Vaid loetud kuudega ühinesid harta seisukohtadega 26 riiki, nende hulgas Nõukogude Liit ja Hiina, allkirjastades Washingtonis ühinenud rahvaste deklaratsiooni, mis oli ka väljendi ühinenud rahvad esmakordne kasutamine. Uue organisatsiooni loomine pandi selgesõnaliselt paika 1943. aastal Moskvas, kui USA ja Suurbritannia allkirjastasid koos Hiina ja Nõukogude Liiduga üldise julgeolekudeklaratsiooni. ÜRO otsustamisprotsessi keskne roll pandi rahu ja julgeoleku eest vastutavale julgeolekunõukogule, viimased detailid viimistleti 1945. aastal Jaltas toimunud suure troika Stalini, Churchilli ja Roosevelti kohtumisel. Kes moodustavad aga järgmise julgeolekunõukogu? Kas selleks saab tõepoolest juudi ärimeestest koosnev rahunõukogu juhatus? Kui nii, siis peame ühtlasi küsima, keda nad õieti esindavad, kuhu tõmmatakse seekord hea uue ilma jaotusjooned ja millisesse sektorisse oleme arvatud meie. Eelkäsitletud mõtteliselt tänapäeva tuues elame praegu nagu 1944. või 1945. aastas. Kuid nagu öeldud, sõnastati uue maailmakorra aluspõhimõtted juba aastal 1941. Võimalik või isegi tõenäoline, et nüüdki on need juba sõnastatud ja et meie osaks on neist kuulda tagantjärele. Püsiva koha eest rahu või pigem rahanõukogus peavad kutse vastu võtnud riigid organisatsiooni põhikirja kohaselt maksma $1 miljardit. Aga kindlasti ei lunastata seda tehes palestiinlastele paremat tulevikku. Kuigi võib arvata, et teatud osa kassavoos suunatakse ka luksusliku kinnisvaraarendusse Gaza sektoris, võimaldab liikmemaks tekitada vähemalt näilise lähenduse Trumpi esindatava maailma jõuga. Läheduse, mis kehtib aga vaid seni, kuni see teenib Ameerika huve. Teisisõnu on see truuduse vandega kinnitatud andam, alistatud
või valitsetavalt rahvalt nõutav maks. Arvukate riikide, sealhulgas Eesti kogemused näitavad, et isegi tingimusteta lojaalsus USA-le ei ole kunagi osutunud piisavaks. Juba aastaid olen minagi osutanud ühe laienevatele kääridele meile esitatavate nõudmiste ja pakutavate garantiide vahel. Oma välispoliitilist järjepidevust hoides on USA pärast teist maailmasõda rikkunud rahvusvahelist õigust süstemaatiliselt, sealhulgas ainuüksi viimase aasta jooksul pommitanud 7 riiki. Iraani, Iraaki, Nigeeriat, Somaaliat, Süüriat, Jeemeni ja Venezuelat. Ükski neist relvajõu kasutamise operatsioonidest ei olnud ÜRO Julgeolekunõukogu poolt volitatud ja mitte ükski neist polnud ette võetud seadusliku enesekaitse eesmärgil vastavalt ÜRO hartale. Alles mõne nädala eest nõudis USA endale Gröönimaad, ilmutades häbematust ja avalikku vaenulikkust isegi oma lähemate liitlaste vastu. Euroopa ei ole seejuures jõudnud veel õiget hingamisrütmi taastadagi, kui juba tabab uus hoop, pannakse ette uued nõudmised, tuleb teha uued sundvalikud. 5 aasta eest ilmunud raamatus The False Promise of Liberal Order, Nostalgia and Delusion and the Rise of Trump ehk liberaalse korra võltslubadus, nostalgia, pettekujutelm ja Trumpi tõus mõtiskleb autor Patrick Porter, kui mugavalt on lääs mööda vaadanud oma kõikidest niinimetatud reeglitepõhise korra rikkumistest ja ennekõike sulgenud silmad üliriigi USA valmiduse ees nendest reeglitest igale enesele vähegi sobilikul hetkel üle sõita. Teiste hulgas on seda teinud ka Taani. Seesama Taani, kes oli üks innukamaid panustajaid USA sõdadesse Afganistanis ja Iraagis. Seesama Taani, kellest sai USA õhutusel üks aktiivsemaid sõjapistrikke Venemaa suunal. Seesama Taani, kes praegu endiselt otsib lahendust ja liitlaste toetust Gröönimaa küsimuses, aga oma majandushuvidest lähtuvalt ei suuda leida endast tahet sulgeda Taani väinad Vene varilaevastikule. Kuigi USA hegemoonia on olnud ehk leebem kui selle teoreetilist spekulatiivsed alternatiivid, on see siiski ilmselgelt tähendanud ühe riigi ülemvõimu teiste üle. Kehvasti varjatud selgelt hierarhilisi võimusuhteid ja ebamugavat reaalpoliitikat on tajunud kõik vähegi ärksama närviga vaatlejad, nüüd lihtsalt on sümboolne katteloor tülikana eest lükatud. Õigupoolest ei peaks me täna Trumpi käitumise peale silmi pööritama, sest aastatel 1946–2000 toetas USA 81 juhul üht osapoolt välisriigi valimistel, 16 korral rahastati, toetati ja nõustati otse või kaude Washingtoni soosikuid. Aastatel 1977–1989 püüti välisriikide valitsusi vahetada koguni 72 korral. Siia ritta tuleb lisada arvukad hilisemad värvilised revolutsioonid ja riigipööramised Afganistanist ja Iraagist, Liibüa ja Süüriani ning muidugi sündmused teises Eestis, see tähendab Ukrainas. Demokraatia kaitsmise sildi all on USA reaalsuses tegelenud selle mahasurumise ja ümberpööramisega väga paljudes riikides kogu oma eksistentsi jooksul. Rohkem või vähem intensiivsel kujul on see tähendanud USA domineerimist viisil, mis meenutab George Orwelli Loomade farmi. Kõik riigid on võrdsed, aga USA on võrdsem kui teised. Kõige selle taustal teadvustab ühtlasi aina laiemalt Iisraeli väga ulatuslik ja sügav kontroll USA välispoliitilise agenda üle. Hiljuti Norrale ja mitmetele lääneriikide suursaatkondadele saadetud kirjas teatas Trump, et Nobeli rahupreemiast ilmajäämise tõttu ei tunne ta enam painavat kohustust mõelda oma samme kavandades ainult rahule. Võiks öelda, et sama postiringiga edastas Trump president Vladimir Putinile ja president Aleksandr Lukašenkale kutsed ühineda niinimetatud rahunõukoguga. Kui mõte ÜRO Julgeolekunõukogu alternatiivist pani Euroopa pealinnad esialgu üleolevalt muigama, siis Moskva ja Minski selline legitimeerimine mõjus juba külma dušina. On selge, et nagu maailmakord laiemalt, nii on kitsamalt muutumas ka USA ja Euroopa suhted. Kuigi sageli võib kuulda, et reeglitel põhinev maailmakord enam ei kehti, siis siinkohal jääksin ühes oma varasemas saates juba sedastatud mõtte juurde. Reeglid on endiselt olemas. Need lihtsalt on teistsugused ega kehti kõigile ühetaoliselt. Me oleme tunnistajateks üleminekule vanadelt reeglitelt uutele. Räägitakse, et mingil viisil peaks vanast arhitektuurist, kus USA kaitses ja dikteeris Euroopa julgeolekut, jõudma uue arhitektuurini, kus Euroopa teeb ja toimetab ise. Et Euroopa saavutab suveräänsuse.
Seda sõnastab USA ja seda nõutakse üha häälekamalt ka Brüsseli kõlakodades. Ei ole sugugi ebatõenäoline, et neist märkidest vaatab vastu Euroopa Föderatsiooni kujundamise suundumus. Sageli öeldakse meile, nagu oleme viimaselgi ajal korduvalt kuulnud, et meie valikuks on olla USA poolt või USA vastu, et muud valikut välis- ja julgeolekupoliitikas lihtsalt ei ole. Aga valikute taandamine sellistele alustele eeldab põhimõtteliselt amoraalse poliitikakäsitluse omaks võtmist. Sellisel juhul ei ole enam otsuste langetamisel oluline mitte see, mida toetada, vaid üksnes see, keda toetada, sõltumata sellest, mida tehakse. Ainuüksi võigasti Epsteini failide kontekstis peaks selline lähenemine tunduma tõsiselt problemaatilisena. Tegelikult on esmaseks inimlikuks valikutasandiks alati see, kas säilitada truudus õigetele põhimõtetele või mitte. Välispoliitika vallas on selle valiku taustaks aga paratamatu tõdemus, et kui meie ütleme lahti õigetest põhimõtetest oma hoiakutest teiste suhtes, pole meil ka mingit alust eeldada ega nõuda, et teised peaksid meie suhtes neid samu põhimõtteid järgima. Ehk kui toetame toore jõuga teiste suhtes kolonialistlike ambitsioonide teostamist, siis loogilise paratamatusena peame leppima sarnaste ambitsioonide teostamisega ka meie suhtes. Sest definitsioonist tulenevalt kehtivad põhimõtted universaalselt või ei kehti need üldse. See on väga lihtne baastõde, millest ei tohiks toimiva intellektiga inimestel olla sugugi raske aru saada. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate nagu ikka minu kodulehelt aadressiga varrovooglid.ee. Kuulmiseni!